Sa ei usu, mida see topeltmõrva kahtlusalune tegi enne, kui temalt nõuti, et ta tuleks käed üleval majast välja, seljas ainult rätik. Väidetavalt üritas ta muuta ChatGPT mõrva kaasosaliseks haiglases vandenõus. Samal ajal kui õiguskaitseorganid otsisid 2 kadunud Lõuna-Florida ülikooli tudengit. Mida ta väidetavalt tehisintellektilt enne ja pärast tapmisi küsis? Me uurime seda juhtumit koos Law and Crime'iga. Mina olen Chris Stewart. Kuulge sõbrad, ma tahan teile kiiresti ühest rakendusest rääkida. Selle nimi on Upside. See annab teile raha tagasi igapäevaste ostude nagu kütus, toidukaubad ja kaasavõetav toit pealt. Nii et siin on mida teha. Väga lihtne. Laadige alla Upside. See on tasuta. Võtke pakkumine vastu ühes nende enam kui 100 000 asukohast. Seejärel makske nagu tavaliselt oma kaardiga, kinnitage ost ja saate raha tagasi. Olen seda kasutanud, kui tangin kütust või tellin mõnele õhtul toitu kaasa. Lihtsalt otsin pakkumisi Upside'ist. Pärast kulutamist ilmub raha minu rakendusse. Siis kannan selle otse oma pangakontole. Lihtne. Upside'i sagedased kasutajad teenivad aastas keskmiselt $254 tagasi. Et hakata raha tagasi saama, klõpsa kirjelduses oleval lingil või skaneeri QR-kood ning kasuta sooduskoodi OTSC, et saada oma esimese paagitäie kütuse eest iga galloni pealt lisaks 25 sendi suurune boonus. Kadünud Lõuna-Florida ülikooli USF tudengite juhtum, mis pälvis üleriigilist tähelepanu, lõppes viisil, mida keegi ei soovinud. Tampa politsei sõnul on mõlemad surnud ning nad usuvad, et neil on arvatav toimepanija vahi all. Kas Hasham Abu Garbi on siin? Ta on kohal. Ta on kõrvalõuel. Suurepärane, aitäh. Siin on see isik, kahtlusalune Hisham Abu Garbi, kes ilmub esimest korda Hillsborough maakonna kohtusse. Talle on nüüd esitatud süüdistus mõrvades. Ohvriteks olid poissõber ja tüdruksõber Zamil Lamon ja Nahida Bristi. Zamil ja Nahida oli Tampa USF-i üliõpilased ning politsei sõnul olid nende mõrvad ettekavatsetud. Ja need väidetavad ChatGPT küsimused võivad olla selgeks tõendiks, et kahtlusalune pani selle plaani väidetavalt toime. Enne kui ma nende sõnumiteni jõuan, tahan ma selgitada, kuidas me sellesse punkti jõudsime. Räägime Zamilist ja Nahidast. Mõlemad kuulutati kadunuks reedel, 17. aprillil. Nahida näis armastavat muusikat. Ta oli pärit Bangladeshist ja töötas kõvasti selle nimel, et saada keemiatehnika magistrikraad. Mis puudutab Zamilit, siis ka tema oli Bangladeshist ja ta käis Nahidaga. Ta õppis USF-is geograafiat, keskkonnateadust ja poliitikat. Ja sa mõtled lihtsalt sellele teekonnale, mille nad mõlemad ette võtsid. Teiselt poolt maailma Tampasse, et püüelda Ameerika ülikooli kraadi poole. Mõlemad nähti viimati päev enne nende kadunuks kuulutamist, neljapäeval 16. aprillil. Politsei sõnul on olemas valvekaamera salvestis, mis näitab neid ülikooli linnakus. Nüüd on meil kohtudokumendid, mis toovad välja väga konkreetsed üksikasjad, mille põhjal õiguskaitseorganid väidavad, et Hasham Abu Garbi on väidetavalt vastutav. Vaatame nüüd lähemalt, mida me teada saame ja ainulaadset viisi, kuidas politsei suutis ta üles leida. Alustan sellest, et see paar kuulutati kadunuks 17. kuupäeval. Nende sõber helistas USF politseisse, öeldes, et ta polnud Nahidast midagi kuulnud alates eelmisel päeval umbes kella 10 hommikul. Sõber ütles ka, et ta proovis helistada tema poissõbrale, kuid tema telefon oli välja lülitatud. Ka Nahida telefon oli välja lülitatud. See tundus lihtsalt väga kummaline. Sõber ütles, et viimati rääkis ta Zamiliga samuti 16 kuupäeval. See oli umbes kell 3 pärastlõunal. Politsei helistas siis paari sõpradele ja kõik ütlesid, et nad pole paarist midagi kuulnud alates umbes 16 kuupäevast. Uriimine viis politsei seejärel kohta, kus Zamil elas. See oli korter, mida ta jagas 2 teise inimesega. See oli korter, kus nad jagasid tegelikult ainult ühist eluruumi. Igal neist oli oma magamistuba, igal neist oli oma vannituba. Nii et sa nägid neid inimesi, kellega koos elasid, ainult siis, kui nad läksid sinna ühisesse ruumi. Kuid Zamili magamistuba, nagu politsei ütles, oli lukus. Tema tõukeratas oli aga endiselt seal ja see oli kummaline, sest tavaliselt kasutas ta tõukeratast liikumiseks. Politsei uuris ka tema telefonikõnesid ja leidis, et ta oli rääkinud Nahidaga telefonis 16 kuupäeval, päeval, mil neid viimati nähti, umbes kell 12:41 pärastlõunal ja neil oli sel päeval veel mõned kõned. Viimane neist vahetult enne kella 3. Politsei küsitles seejärel mõlemad Zamili toakaaslast. Esimene, kellega nad rääkisid, ütles, et nägi Zamilit 15. kuupäeval, see oli kolmapäev, ja ta valmistas õhtusööki. Teine toakaaslane ütles, et tal polnud aimugi, kus Zamil või Nahida on, aga politsei sõnul hakkas selle toakaaslase puhul midagi neile silma ja see oli side tema väikesel sõrmel. Toakaaslane ütles, et see juhtus, kui ta lõikas sibulat ja lõikas endale sisse, kuid tundus, et loos oli midagi enamat.
see toakaaslane viidi siis politseijaoskonda ülekuulamisele ja selle toakaaslase nimi oli Hisham Abu Garbi. Nüüd väidetavalt kommenteeris politsei ülekuulamisruumis Hishami väikesele sõrmele pandud sidet. Ja kahtlusalune ütles, et ta sai selle sibulat lõigates, jäädes sama loo juurde, mida ta neile korteris rääkis. Aga kuidas oleks sellise järelküsimusega? Politsei küsis temalt, mida sa valmistasid, kui sa seda sibulat lõikasid? Ja Hisham ei suutnud meenutada. Ja see tundub lihtsalt natuke kummaline, kas pole? Hisham ütles, et kadunud paar ei olnud kunagi varem tema autos olnud. Ta ütles ka, et ta pole kunagi Clearwateris käinud. Need on kaks väga olulist väidet, sest politsei polnud talle selleks hetkeks avaldanud, et nad olid jälginud tema sõidukit ja tema mobiiltelefoni. Nii et kui politsei esitas Hishamile fakti, et neil on jälgimisandmed, mis näitavad, et ta oli käinud Clearwateris ja et ka Semili mobiiltelefon oli selles piirkonnas, hakkas lugu arenema. Hisham ütles, et ta kasutab oma telefoni kaardirakendust, et uurida kalastuskohti ja ta oli tõesti käinud Clearwateris, kuid see oli ainult kalastuskohtade vaatamiseks. Kui politsei palus selle kohta telefonis tõendeid, ütles Hisham, et ta kustutas oma ajaloo. Nii et sa hakkad nägema, kuidas see lugu muutub, kui lauale tuuakse rohkem infot. Politsei ütles ka, et nad jälgisid Semili telefoni asukohta ja see liikus täpselt samas suunas kui Hishami auto ja see ei saanud ju olla juhus, eks? Siis muutus lugu jälle ja ta tunnistas, et Semil oli tema autos ja samuti ka tema tüdruksõber. Nüüd ütles Hisham, et Semil ei öelnud talle, miks ta vajas sõitu Clearwaterisse. Ta ütles lihtsalt, et jättis paari randa maha ja oligi kõik. Ta ei näinud neid enam. Nüüd, ilmselgelt, kui sa seda kõike kuuled, tundub see lugu pealtnäha lihtsalt uskumatult kahtlane. Aga siis hakkas politsei seda korterit põhjalikumalt uurima ja just siis leidsid ta prügist mõned häirivad esemed. Politsei sõnul oli seal hõbeteip koos valge salvrätikuga, millel oli aine, mis meenutas verd. Nüüd, Hashim eitas, et ta teaks midagi neist esemetest prügikastis. Politsei uuris edasi ja leidis Zamili toast mõned esemed, mis näisid kuuluvat naisele. Suurus 6 kingad ning need olid samad kingad, mida valvekaamera salvestiste järgi kandis Nahida, kui teda viimati ülikooli linnakus nähti. Siis ütles teine toakaaslane, et 17. kuupäeval, päeval, mil paar kadunuks kuulutati, nägi ta, kuidas Hasham kasutas käru, et viia mitu papist kasti nende korteri lähedal asuvatesse prügikastidesse. Kohtuandmete kohaselt ütles Hasham, et need olid lihtsalt vanad riided. Nüüd tundub, et politsei keskendub ühele kahtlusalusele. Sa näed lihtsalt, kuidas see lugu laguneb koost. Ja siis lähevad nad Hishami ema juurde, kes ei hakanud oma poega otseselt kaitsma. Väidetavalt ütles ta neile, et 18. kuupäeva õhtul ei olnud tema pojal kätt lõigatud sibula lõikamise tõttu. Ta märkis ka, et tema pojal oli vihaprobleem. Nii et selgub, et see sibulas saadud lõige polnud väidetavalt ainus lõige Hishami kehal. Politsei ütles, et kui nad teda uurisid, nägid nad, et tal oli värske lõige käsivarrel. Samuti olid tal lõiked mõlemal jalal. Korter tundus enamasti puhas, kuid siis võttis politsei oma tööriistakotist abivahendi ja kasutas spetsiaalset tõhustusainet. Ja see näitas väidetavalt verd kõikjal, korteri sissepääsu juures, läbi köögi, koridoridesse ja Hishami magamistuppa. Politsei järgnes sellele verejäljele ja leidis seest roosa sidurikoti, mille sees oli kadunud naise Nahida Bristi isikut tõendav dokument. Nüüd tehti Hishami telefoni läbiotsimisel väga huvitavaid ja häirivaid avastusi. Sealhulgas oste, mis ulatuvad umbes 10 päeva enne selle paari kadunuks kuulutamist. 7. aprillil ostis Hisham Amazonist toruteipi. Mõni päev hiljem ostis ta tulealustaja, grillisöe, prügikotid ja süütevedeliku. Ta tellis DoorDashi kaudu ka lissoli puhastuslapid ja Febrezi. Ja nüüd jõuame nende ChatGPT küsimusteni. Väidetavalt küsis Hisham seal tsitaat, mis juhtub, kui inimene pannakse musta prügikotti ja visatakse prügikasti. Kui ChatGPT vastas, et see kõlab ohtlikult, küsis Hisham väidetavalt, kuidas nad teada saaksid. Ta küsis ka, kas auto VIN-koodi saab muuta. Siis küsis ta, kas ta võib hoida kodus relva ilma loata. Ja hiljem ostis ta väidetavalt Amazoni kaudu võltsitud habeme ning Hisham küsis, kas autosid kontrollitakse Hillsborough osariigi pargis. Siis ütlevad politseinikud, et nad tegid telefoni läbiotsimise ja see näitas, et ta oli 17. aprilli varahommikul väljas liikvel. Politsei jälgis teda kogu aeg, nende sõnul. Politsei väidetavalt ütleb, et autoühendus tema mobiiltelefoniga tuvastati veidi pärast kella 1 öösel. Seejärel sõitis ta väidetavalt oma korterikompleksist Howard Franklini sillale.
Politsei sõnul näitab telefon, et ta peatus silla keskel. Umbes 3 minutit hiljem hakkas ta uuesti sõitma. Pärast seda läks Hishami telefon tagasi tema korterisse, kuid ta polnud veel lõpetanud. Väidetavalt hakkas umbes 1,5 tundi hiljem telefon uuesti liikuma. Lõpuks jõuab telefon East 22nd Streetile ja pea seda meeles, sest see on oluline. Järgmistel päevadel esitas Hisham väidetavalt ChatGPT-le veelgi šokeerivamaid küsimusi. Tsitaat: kas on olnud kedagi, kes on ellu jäänud snaipripüssi kuulile pähe? Ta küsis ka, kas mu naabrid kuulevad mu relvalasku. Ja siis küsis ta, tsitaat: kas Apple saab teada, kes on uus iPhone'i kasutaja pärast eelmist kasutajat? Ta küsis ka, tsitaat: kas on olemas veetemperatuur, mis põletab kohe? Aga üks kõige süüstavamaid ChatGPT küsimusi tuli 23. kuupäeval, 6 päeva pärast seda, kui selles baaris teatati kadununa. Ja kui see lugu oli jõudnud üleriigilistesse uudistesse ning kõik meist mõtlesid, mis juhtus, küsis tema väidetavalt, tsitaat: mida tähendab, et täiskasvanu on teadmata kadunud ja ohus? Ja just siis pidasid õiguskaitseorganid Samil Laimanid ja Nahida Pristiet täpselt selleks. Politsei sõnul otsisid nad silla ääres tänavat ja leidsid suure prügikoti. Politsei märkis, et prügikoti lõhn vastas lõhnale, mida nad väidetavalt tundsid Hishami korteris. Koti sees leidsid nad enda sõnul mehe surnukeha, tsiteerin, kaugele arenenud lagunemisstaadiumis. Nad kinnitavad väidetavalt, et see oli Zamili surnukeha. Politsei sõnul olid tal vigastused torsol ning tema jalad olid puusast sügavalt lõigatud, et teda oleks võimalik kotti voltida. Tema randmed ja pahkluud olid seotud ning ta oli alasti. Nii et inimjäänused, mis me täna hommikul avastasime, olid ühe inimese omad ja need on kindlalt tuvastatud kui Zamili omad. Me otsime endiselt aktiivselt Nahidat. Ja veel kord ma palun kogukonnalt, kui teil on vihjeid, kus te olete teda näinud või kui teda on hiljuti nähtud, siis palun andke sellest teada Hillsborough maakonna šerifi büroole kohe, et saaksime ta turvaliselt tagasi tuua. Aga meil ei ole ühtegi märki, mis viitaks sellele, kas ta on või ei ole. Me otsime endiselt aktiivselt Nahidat. Surnukeha lahkamine näitas, et ta suri noahaavade tagajärjel. Nahida keha ei ole selle salvestuse tegemise ajaks veel leitud, kuid politsei ütleb kohtutoimikutes, et nad usuvad, et ta langes sama olukorra ohvriks, nagu väidetavalt tema poissõber Zamil. Kohtudokumentides on kirjas, et politsei usub, et Hisham pussitas nii Zamilit kui ka Nahidat korduvalt terariistaga. Nad ütlevad ka, et ta ostis koristustarbeid, et väidetavalt sündmuskoht puhastada. Zamili keha visati väidetavalt silla äärde. Ja see juhtus reedel, 24. aprillil, nädal pärast seda, kui murelik sõber ütles, et ta polnud näinud ei Zamilit ega Nahidat. Võimud võtsid Hishami vahi alla. Ta lahkus oma ema majast, käe tõus ja kandis ainult rätikut. Täna umbes kell 9 hommikul saime teate perevägivalla juhtumist, patrullid reageerisid. Me teadsime, et see oli kahtlusaluse kodu. Patrullid reageerisid. Meil õnnestus pere majast välja viia ja nad turvalisse kohta toimetada. Sel ajal käskisime kahtlusalusel meie korrakaitsjate juurde välja tulla. Ta keeldus. See kestis mõnda aega, umbes 20 minutit või nii. Kahtlusalusele anti jätkuvalt käske. Ta ei reageerinud ega tulnud välja. Sel ajal kutsuti kohale SWAT. SWAT reageeris ja umbes kell 10:36 jõudis SWAT sündmuskohale. Seejärel asus SWAT tegutsema ja käskis kahtlusalusel majast välja tulla. Sel ajal tuli ta rahulikult välja ja võeti vahi alla. Need on kahtlusaluse süüdistused. Kahtlusaluse nimi on Hisham. Ei ole selge, mis majas sees juhtus, mis viis selle perevägivalla kõneni. Nädalavahetusel muudeti süüdistused 2 esimese astme mõrva süüdistuseks. Laupäeval ilmus Hisham esimest korda kohtu ette nende mõrvasüüdistustega. Praegu esindab teda riigi määratud kaitsja. Ta on praegu vahi all. Ja teda oodatakse teisipäeval taas kohtusse vahistamise arutelule. Liituge meiega, et sellest juhtumist rohkem rääkida, endine Palm Beachi maakonna Florida osariigi prokurör Dave Ehrenberg. Alati on hea meel teid siin Law and Crime'is näha. Tiit, see ChatGPT osa on lihtsalt pöörane. Lugeda, mida ta väidetavalt vestlusrobotilt küsis enne neid väidetavaid mõrvu ja isegi pärast neid. No mõtlen, endise prokurörina, kui sul oleks sellist tüüpi tõendeid ja ChatGPT on suhteliselt uus asi, mida see selle juhtumi jaoks tähendab?
Kui kurjategijad ei oleks nii rumalad, oleks prokuröridel palju raskem, sest prokuröridel on juurdepääs tehnoloogiale, mis pole isegi midagi revolutsioonilist. Ma mõtlen, me oleme tehisintellekti juba mõnda aega kasutanud. Me oleme juba mõnda aega Google'it kasutanud, aga kurjategijad arvavad ikka veel, et need platvormid on kuidagi anonüümsed, et nad ei jäta endast jälge, et see on midagi, mida saab teha nii, et keegi ei oska seda jälitada. Aga me kõik teame, kuidas seda jälitada ja see on väga jälgitav, isegi kui sa kasutad incognito režiimi. Nii et kui sa otsid asju nagu näiteks, kas ma võin panna surnukeha prügikasti? Ja ChatGPT ütleb, see on ohtlik, ära tee seda. Ja siis lähed ikkagi edasi ja viskad vähemalt osa nende inimeste esemetest, keda sa väidetavalt tapsid, sinna prügikasti. Jah, see ei ole sinu jaoks hea. Ja siis sa valetad asjade kohta, mida saab digitaalse tõestusega kergesti ümber lükata. See tüüp ei olnud selleks valmis. Ta saab selle eest karistada. Ainus asi, mida me ei tea, on esiteks, kus on naissoost ohvri keha ja samuti, mis on selle juhtumi motiiv, seda me veel ei tea. Me teeme, et ta oli Zamili toakaaslane ja Zamil käis Nahidega, aga miks ta seda väidetavalt tegi, seda me ei tea. Tiid, me oleme varem rääkinud juhtumitest, kus kahtlusalune võib telefoni maha jätta või selle välja lülitada, sest nad teavad, et õiguskaitseorganid võivad selle asukoha kindlaks teha ja jälgida. Tundub, et sellel mehel polnud aimugi, et õiguskaitseorganitel on tegelikult selline võimekus olemas. Ta eitas, et oleks ohvreid näinud sel päeval, kui nad kaduma läksid. Ja siis, kui selgub, et tema auto oli tänu numbrimärgi lugejale Clearwateris, kus naissohvriga seotud mobiiltelefoni signaal tuvastati. Siis ütles ta, jah, tegelikult ma sõidutasin neid. Okei, nii et sa räägid oma algsele loole täielikult vastu. Ja siis küsiti temalt, mida sa siis selles piirkonnas tegid? Pärast seda, kui ta nad ära sõidutas, oli ta piirkonnas, kus ka telefon andis signaali. Ta ütles, et juhtus samuti selles piirkonnas olema, et otsida kalastuskohti. Ja see on prokuröride esitatud dokumentide kohaselt. Ja siis ütles prokurör, olgu, näita meile tõendeid. Ta ütles, ma kasutasin Mapsi rakendust. Nad ütlesid, väga hea, näita seda meile. Ta ütles, ma kustutasin kõik tõendid selle kohta, et ma kasutasin seda rakendust. Ma kustutasin oma telefoni asukoha ajaloo. Vabandust. Ma mõtlen, see mees aina kaevab endale sügavamat auku. Nad leidsid ta väikesel sõrmel plaastri, sest ilmselt on need kaitsevigastused, eks. Ja ta ütles, ma lõikusin sibulaid. Vabandust, sellepärast see juhtus. Nad küsisid, mida sa süüa tegid? Ma ei mäleta. Ma mõtlen, neid kordi on nii palju. Mul on tunne, et ja sa tead, me näeme ülekuulamisvideot ja loodetavasti näeme selle juhtumi ülekuulamisvideot ka ühel päeval, sest tundub, et tema lugu läks väga kiiresti käest ära, kui Hillsborough maakonna šerifi asetäitjad kohal olid. Aga kui tihti sa näed, et see pole esimene küsimus, vaid teine ja kolmas küsimus, mis tundub loo lahti harutavat. See lugu hakkas lahti hargnema sama lihtsalt nagu, sa lõikusid sibulaid. Mis õhtusöögiks oli tol õhtul? Ja ta ei suutuki sellele vastata. See meenutab mulle, kui Homer Simpsonilt küsiti küsimust ja ta pidi lihtsalt oma nime ütlema. Ja kui temalt küsiti tema nime, ütles ta, ma ei tea. See on sama tüüpi asi. Ma lõikusin sibulaid. Mida sa tegid süüa? Ma ei mäleta. Nagu, olgu, mees. Ja siis nad leiavad CVS-i kviitungi prügikottide ja lüsoli desinfitseerimislappide ning asjade kohta, mida võis kasutada laiba kõrvaldamiseks. Mõtlen, täpselt nagu nad said ta kätte, nad said selle tüübi kätte. Ma mõtlen, nad leidsid ka kasutatud hõbedast teibitükke prügist. Ja täpselt nagu kõigil on oma kodus hõbedast teipi pärast väidetavat mõrva. Lisaks näitasid nad, et teibi siseküljel oli verd. Nii et ainus küsimus minu peas on taas see, miks ta seda tegi. Ja siis ma arvan, et on ainult aja küsimus, millal me leiame selle vaese tüdruku keha, kelle ta väidetavalt tappis. Ma mõtlen, esimene keha leiti silla juurest ja võib-olla on tema keha lähedal. Jah, ja ma mõtlen, ta tellis osa neist asjadest ka CVS-i StoreDashi kaudu. Nii et see on veel üks asi, mida saab väga lihtsalt jälgida. Ma mõtlen, muidugi ei taha ma anda vastuseid testile, kuidas selliste asjadega karistuseta pääseda. Aga see tüüp tundub lihtsalt täiesti teadmatuna. Ja õnneks oli see nii ka õiguskaitseorganite jaoks, kes selle lahendamisega tegelesid.
see on uskumatult häiriv. Tead, tõde on see, et kui mõelda sellele, mida nad väidetavalt sellest prügikotist leidsid, see miilikeha. Teist keha neil siiski ei ole, aga neil on DNA. Kui oluline see tegelikult oleks? Ja loomulikult tema perekonna jaoks oleks oluline leida tema keha, et nad saaksid selle osa asjast lõpule viia. Aga kui rääkida ainult kohtuasja algatamisest ja kellelegi mõrvasüüdistuse esitamisest, nagu talle esitatakse Nahida puhul, siis kuigi meil tema keha veel ei ole, on meil DNA. Kui tugev on see DNA tõendina vandekohtule selle juhtumi esitamisel? DNA on suurepärane. Ja nüüd oleme jõudnud sellesse etappi, kus vandekohtunikud mõistavad DNA-d ja teavad, kui võimas see on. Me oleme nüüd nii kaugel O.J. Simpsoni ajast, kui me tõime talle DNA ja vandekohtunikud olid nagu, mis see on? Unustage ära. Kui kindad ei sobi, tuleb õigeks mõista. Nüüd on DNA nii lõplik tõend, kui üldse olla saab. See on peaaegu sama hea kui videolint. Ma mõtlen, see on nii oluline. Mis puudutab surnukeha, siis prokurörid tahaksid, et surnukeha oleks olemas, aga see ei ole nõutav. Võid esitada mõrvasüüdistuse ja siin on seda tehtud 2 mõrva eest, isegi ilma teise surnukehata. Ja talle on esitatud süüdistus ka surnukeha rüvetamises, surnud keha rüvetamises. See viitab siin varjamiskatsele. Ta liigutab väidetavalt asju ringi. Ma mõtlen, et see on samuti väga kõnekas, kui nad tegid intervjuusid süüdistatava perekonnaga. Nad rääkisid tema emaga ja ema ütles, et jah, tal on äkiline loomus. See pole hea, kui su enda ema annab politseile häid tõendeid sinu süüdistamiseks. Jah, ja nii palju kui mina tean, peeti neid umbes nädala jooksul ohustatuks, nad olid kadunuks kuulutatud. Tundus, et õiguskaitseorganitel oli üsna kiiresti päris hea aimdus, et midagi on lahti, eriti selle toakaaslasega. Ja see oli ka huvitav tead, see video temast rätikus, käed õhus, kui SWAT-üksus ta välja viis. See oli seotud mingisuguse kodutüli väljakutsega. Nii et selle osa kohta pole veel palju infot. Mis puutub motiivi, siis kas sa vajad selles juhtumis motiivi? Tundub, et kui oled prokurör, on sul kõik vajalik olemas. Ma tean, et oleks tore, kui see oleks olemas, aga ükski juhtum pole täiesti lihtne. Aga kõigi nende põhjuste tõttu, millest me rääkinud oleme, ja selle tõendusmaterjali põhjal, mis selles dokumendis on, mille prokurörid esitasid, tundub, et isegi ilma motiivita on tegemist väga tugeva juhtumiga. Ja, vandekohtunikud tahavad alati teada, miks see juhtus. Seega on motiivi olemasolu hea, aga see ei ole mõrvajuhtumi osa. Sa ei pea motiivi näitama, sa ei pea seda tõestama. Sa tahad seda lihtsalt sellepärast, et vandekohtunikud hakkavad küsimusi küsima. See tuletab mulle meelde Brian Kohbergeri juhtumit. Mäletad, tõendid tema vastu olid ülekaalukad. Aga siiani me tegelikult ei tea motiivi, välja arvatud see, et ta oli veider tüüp, keda paelusid sarimõrvarid. Aga see on asi, mis vandekohtunikele ei meeldi. Need lahtised küsimused, kus neil tuleb ise otsustada, miks ta seda tegi. Miks keegi midagi sellist teeks? Ja see võib mõne vandekohtuniku jaoks isegi tekitada mõistlikku kahtlust. Siin aga mitte. Tõendeid on piisavalt. Ja ma kahtlustan, et me saame protsessi käigus veel rohkem teavet selle kohta, miks ta väidetavalt seda tegi. Ja tulles tagasi selle ChatGPT osa juurde, sest ma tean, et kui sa olid prokurör, siis ma olen kindel, et oli palju selliseid juhtumeid. Google'i otsingu ajaloost oleks näha, mida inimene otsis. Ja on palju tähelepanu pälvinud juhtumeid, kus inimesed pöörduvad otsingumootori poole. Ja see näeb kahtlane välja. Tundub, et nende vestlus robotitega, kui keegi esitab küsimuse, kuidas kuritegu varjata, nagu väidetavalt siin juhtus, siis see tundub lihtsalt isiklikum. See tundub teistsugune. Kuidas oled näinud, et mõned inimesed on nende vestlusrobotite poole pöördunud ja neilt abi küsinud, väidetavalt kuritegude varjamisel? Kuidas saavad prokurörid seda kasutada, kui see muutub üha levinumaks? Ja, meenuta Corey Richardsit, seda Utahi ema, kes tappis oma abikaasa, üritas teda mitu korda mürgitada ja lõpuks õnnestuski. Ta otsis Google'ist küsimusi mürgi kohta, heade vanglate kohta, kuhu minna ja muud sellist. Vau! See oli nagu ta oleks olnud täiesti otsekohene. Nagu, kas sa tahad lihtsalt, et saadaksid päringu otse prokuröridele? See lihtsalt säästab aega selle asemel, et saata see Google'isse, sest lõpuks jõuab see niikuinii prokuröride kätte. Ja asi ongi selles. Need tüübid, nagu ma ütlesin, kurjategijad teevad rumalaid asju. Ma mõtlen, nad helistavad vangikongist ja neile öeldakse, et seda salvestist võib nende vastu kasutada ja et see kõne salvestatakse. Prokurörid vaatavad neid salvestisi üle ja nad teevad ikkagi end süüstavaid märkusi oma vanglakõnedes. Miks me peaksime siis Google'i otsingute puhul teisiti arvama? Ja nädalavahetusel astub ta esimest korda kohtu ette.
see oli laupäeval. Ma arvan, et tal on homme teisipäeval vahi all pidamise istung, aga teda esindab riigi poolt määratud kaitsja. Kuidas sa üldse sellist juhtumit kaitsed? Ma mõtlen, mis on järgmised sammud, kuidas edasi minna? Sest kõigi nende põhjuste tõttu, millest me oleme rääkinud, tundub prokuröride juhtum väga tugev. Eriti digitaalsed tõendid on Hershami jaoks väga süüdistavad. ja kui teise ohvri keha pole leitud, siis rõhutad seda. Rõhutad motiivi puudumist. Süüdistad ka politseid. Ütled, et politsei jõudis liiga kiiresti järeldustele ja neil oli tema suhtes juba kahtlus, ilma et oleksid kõik õiged protsessid läbinud. Ja tegelikult ei ole politseil midagi, mida nad saaksid teha, et rahuldada head kriminaalkaitseadvokaati. Ma mõtlen, kui politsei teeks 100 asja õigesti, siis kaitseadvokaadid ütleksid, et ta ei teinud 101 asja õigesti. See ongi lihtsalt tavapärane. Nad panevad süüdistuse proovile. Neil lasub kogu tõendamiskohustus, et tõestada juhtum väljaspool mõistlikku kahtlust. Nad püüavad süüdistuse juhtumisse auke leida ja loodavad, et suudavad panna vähemalt ühe vandekohtuniku leidma mõistlikku kahtlust ning see tähendab ummikseisu vandekohtus. Florida on surmanuhtlusega osariik ja ma mõtlen lihtsalt nendele detailidele, mida me praegu teame. Seisundile, milles Semili keha leiti. Teda väidetavalt pussitati. Me räägime ettekavatsetusest, isegi tagasi minnes 13. kuupäeva juurde, kui esitati ChatGPT-le küsimus keha kohta prügikotis. Kas see näib vastavat nõuetele, kui ta sellest süüdi mõistetakse, et see on juhtum, kus surmanuhtlust võiks rakendada? Ja, Floridas on kõige lihtsam surmanuhtlust määrata, sest karistusfaasis ei ole vaja üksmeelset vandekohtunike otsust, et surmanuhtlust määrata. Süüdimõistmise faasis on seda vaja. Aga kui jõutakse karistusfaasi, siis surmanuhtluse määramiseks on vaja vaid 8 vandekohtuniku 12. Üheski teises osariigis pole see piir madalam. Ja kui asi puudutab surmanuhtluse määramist, tuleb esitada raskendavad asjaolud. Vähemalt üks raskendav asjaolu tuleb tõendada väljaspool põhjendatud kahtlust. Ja siin võiksid nad ehk tõestada, et see oli külmavereline, kalkuleeritud ja ette planeeritud. See on raskendav asjaolu. Ma arvan, et see on siin kõige tugevam raskendav asjaolu. Võid öelda, tahad tõendeid ette planeerimise kohta. Aga kuidas on lood prügikottide ostmisega CVS-ist, Lisoli desinfitseerimislappide ja Febreesiga samal päeval, kui inimene kadus? Ja siis need tehisintellekti tööriistad, mida sa mainisid. Sa küsid ChatGPT-lt laiba kõrvaldamise viiside kohta. See viitab selgelt ettekavatsetusele. Ja siis on veel muud raskendavad asjaolud, näiteks. Kas see oli jõhker, õudne ja julm? Tegemist on topeltmõrvaga, mida saab kasutada nii nimetatud samaaegse süüdimõistmisena, kus esimest süüdimõistmist saab arvesse võtta, isegi kui see toimub teisega samal ajal. Ja see topeltmõrv annab aluse surmanuhtluse taotlemiseks. Ja vaatame, mis saab. Praegu tundub, et tegemist on väga tugeva juhtumiga. Uskumatult kurb olukord, kui mõelda, et need 2 tudengit reisisid teiselt poolt maailma, et saada haridust Lõuna-Florida ülikoolis. Ja siis väidetavalt juhtub selline asi. Vaatame, mis edasi saab. Dave Ehrenberg, alati on hea sind Law & Crime saates näha. Aitäh, et olid meiega. Aitäh, Chris! Sellega lõpetame Law & Crime'i esitatud juhtumi. Tellige meie kanaleid YouTube'is ja Spotify's. Meid saab ka Peacockis vaadata. Mina olen Chris Stewart. Näeme järgmine kord.